Tere sõbrad! Täna on selline lugu, et väljas on juba kevad peaaegu ja me oleme tulnud otsapidi Laitse ralliparki ja üldse mitte autodega tegelema, aga oleme siia kaasa võtnud droonid ja igasugused kummist või mitte isegi kummist, vaid täispuhutavad jullad, millest teha siis ringrada ja hakkame vaatama, kas siis on võimalik neid droone ka õues lennutada, teha nendega mingit võidusõitu ja muid naljasid. Meil on siis kaasas siin terve kabasniku täis droone ja muud kola. Teema on selles, et me ei ole väga veendunud, kas me tahame puhuda neid asju täis, sest need on päris suured jullad, mis siin on pildi peal näha. Saad sa anda äkki, ma saaks selle... Ja me oleme laisad, me ei taha kohe puhuda. Vaatame, kas me leiame kompressori. Ei tahaks kui tehalikest maitset nalja. Ei ole täis. Et nimelt selgus, et need asjad ei seisa ju muidu püsti, siia tuleb lasta sisse vett ja nüüd parajasti Priit lasebki siia sisse vett ja sellele me juba lasime sisse vett ja see on nüüd raske ja kohe mõnusasti maas. Selle kohta võiks ju lausa kasutada väljendit otseses mõttes, et ülikõva. Ülikõva. Aga too see teine mäng on siga siia. Kui kergelt väga pikud lähevad. Et asi võtab ilmet praegu. Meie švantsud on siin püsti. Rõngas on ka olemas ja tuul on selline mõnus pehme, nii et probleem on praegu selles, et me ei saa aru, mis pidi peaks panema need jutid, mis siin maas on. Kummat pidi on finish ja kummat pidi on start. Ruukireis on ilma nende equipmentita, aga siis, kui sa oled juba ruukist edasi saanud, oled race master, vaat siis juba läheb edasi nende asjadega nagu. Aga lugedes läbi kõik seda visuaalset siit, et kõik võimalikud keeled. Jämetriip peab olema rõnga pool, meil on nii tehtud. Asi lõpeb viina keelega. Võta, kas sa näed, et siin on mingi jämetriip? Siin on jämetriip ja peeniketriip. Tead, kasutame. Ühesõnaga iPadi jaoks ja igasuguste päädide jaoks tegelikult on olemas sellised, oleme ikkagi Laitse rallipargis, on olemas sellised jullad. Ja need jullad siis käivad ekraani peale ja siis on nagu päris kohe. Siin on iminappadega kinni. Logitech teeb sükseid asju. Ja tegelikult on see mõeldud ka mitte üldse ainult siis mingiks drooni lennutamiseks, vaid ka mängudeks. Tegelikult saab igast asju väga hästi teha. Et nad on nagu päris joystickud, siin on selline vedru ja lennata on igal juhul kohe hoopis teine asi. Esialgu siis proovime lihtsalt drooniga lennutada, et neil ei ole veel seda race softi veel ei käivita, vaid käivitsime lihtsalt tavalise lendamisrežiimi ja vaatame, kuidas on. Tegelikult ausalt tuul on ikkagi päris arvestatav. Aga näha on siin, kuidas droon hoiab ennast ise paigal tuule suhtes. Et praegu tuul puhub päris kõvasti ja droon üritab ennast hoida. Tuule puhangud on täitsa kõvad. Peaaegu. Kuidas tuul mõjutab? No muidugi. Kõik ei ole lihtne, mis paistab lihtne. Katse 2. Saad aru, see asi ei ole lihtne. Ütleme nii, et see rõngas ikkagi ei ole amatööride jaoks. Ja meie ilmselt oleme veel seni amatöörid ikkagi.
Et niisama nagu näha, tegelikult on taga õues väga kihvt ringi lennata. Et asi lendab väga kihvtilt ja väga hästi. Et kui muidu maailm on, siis teine sõber ikka aitab. Jah. Opa! Kuule, aga said läbi või? Riivekaga! Väga mulle vastu pead. Tuult on tegelikult väga palju ja mis sa salata, et tegelikult tuleks nüüd proovida seda mängusofti ka, et praegu me siin lihtsalt niisama paugutasime ringi, mis on väga kihvt, aga proovime seda niinimetatud siis ringraja sõitu, kus ta peaks ise ära tundma need finišijooned ja muud jooned. Vaatame, kas asi töötab. AR Race mängust saab tegelikult siis valida, et kas meil need jullad on üldse püsti või ei ole. Et siin kui ei ole, siis võime lihtsalt siin käega plaksu teha või midagi muud, aga meil on. Esimene variant on lihtsalt need jullad. Teine variant on siis ainult kusjuures sõõrik ilma julladeta. Kolmas variant on siis juba mõlemad ja eriti kõvadele lennumeestele on siis selline pull, et tuleb teha veel mitu ringi läbi selle sõõriku. Aga nagu meie eelmised katsed näitasid, siis ma arvan, kui me alustame Champions Race'iga, siis on juba väga hästi. Nüüd vaatame 3 ringi ja take off, go, näed. Aeg hakkas juba jooksma. Kurat, oota. Ei olnud väga pikk lend. Ühel põhjusel. Juhtimine on mul vale. Katse 2. Mul oli juhtimine oli mul see kallutamisega juhtimine, aga ma ju ei oska nii juhtida. Off ja off on. Nii. Ma vaatan, kas aeg hakkas jooksma. Midagi siin jookseb. Ma peaks lendama tagasi lihtsalt siit ümber nele. Millegi pärast see droon ei ole selle softiga kurat juhitav, mis siin toimub. Katse 3. Või mis iganes, 4. Ma ei suuda ohjata selle softiga. See on täiesti lootusetuna. Nii, oota. Ma proovin siit rõngast siin vahepeal läbi. Niimoodi. Ahah. Aga finišeeritud. Läpp 2-3. Best läpp 37 sekundit. Nii, teeme uue katse. Ajad paranevad kogu aeg. Nii, best läpp. Vaata, siin on tuulehood on ikkagi sellised täitsa tugevad tuulehood. Katse number 44. Get ready. Go. See on ausalt, et Urmas teeb siin natuke närviliseks nüüd oma drooni. Ei. Oi. Ei. Et jäi pool meetrit puudu. Päris lõbus. Ja kui vahepeal sügis pole saabunud, siis me alustame jälle otsast peale. Get ready ja take off. Pinge. Nii. Aga mis nüüd siis? On veel üks kord, et ikka läbi sõita, jah? Nii, ja maandume. Siis länd.
ime on sündinud praegu täiesti. Tulemuse kirja. 59-52. Rekordring 18 sekundit ja aga see on ju praegu, see on ebareaalne. Kui oleks vähegi lendajad, siis asi on tegelikult päris kihvt, sest siin on näha, et kõikide ringide ajad on ilusti võetud, eks ole, väga stabiilselt olen lennanud, nagu näha, 20 sekundit, 20, 18 ja noh, tuul on oluline õuest, et eriti kui sa pead kuskilt niimoodi läbi lendama ja mis seal salata, et tegelikult ma enamasti olen lennanud selle teise tarkvaraga, mille nimi on Drone Ace ja mis on ausalt öeldes natukene paremini juhitav. Et see AR Race on natukene selline, ütleme niisugune äkiline, et tahab harjumist saada. Et nagu näha, mida peab väga positiivselt mainima, et nad ei lagune ära, eks ole, et me siin küll muru peal, aga ikkagi kukuvad ju igalt poolt ja pole probleemi. Kusjuures see võib tegelikult nagu tunduda jabur, aga jube naljakas on, kui see droon alla kukub kogu aeg. Et iga kord on tegelikult väga naljakas, et selles mõttes tasub ikkagi need jullad asetada siia, sest et pinge on hoopis teine. Pinge on nagu hoopis teine ja eranditult iga kord saab nalja. Saaks lõppu ka kuidagi nagu, et... Alustasid uuesti? No jah. See oli tuul. Pinge on eesmärk oli vahetlasi mitte ümber ja mitte üle. Postid on siin pool. Aga ilusad ringid tulid. Jah. See oli kõige hoitud. Ümber. Panna lihtsalt ja maha finišijoon. Üks veel ja ongi läbi, viimane ring. 9.63. Ossa 2 päeva rekord. Kuule, aga siis sa oled kokku pannud ju rekordi või? 47, kurat. Yes, näed. Näed siis. Olemas. Nii et iPhone'iga sai paremini juhtida, kui iPadiga tuleb välja. Tundub nii. Ütleme siis niimoodi, et õhtu lõpuks on meil püsti ainult üks post ja mul on ka siis peas spetsiaalne müts, millega võime ka pulli teha ja saab eest ära joosta, aga no mida öelda, tegelikult ausalt positiivne on see, et droonid on jäänud terveks ja mingeid juppe pole lennanud, et rõngas on küll ka lössi vajunud, mis seal meil taga on. Aga mis oli väga positiivne, et selle aku tellisin ma hobikingist, 1300 mAh aku ja hullupööra kaua pidas vastu, Urmas paugutas umbes sellega. 2 korda, rohkem ta võib öelda. Just, mingi paarkümmend minti tulistas selle akuga siin ringi, et tegelikult kõik toimib. Jah, kaotus ei ole, kõik on terved, kõik jupid on alles. Talgajale muidugi peaks soovitama osta kõigepealt see riba eraldi. Ja sa vist eraldi ei saa. Poste riba ja rõngast tuleb tugevalt õppida, et... Absoluutselt ei osta sprei, eks ole, ja tõmmata maha see triip. Me saime 2 peale kokku vist 3 korda läbi rõngast umbes. Absoluutselt, aga miks me oleme tegelikult Laitse rallipargis? Kodanikel on selline lennukas plaan, droonilennukas plaan, et võtta siia hakata rendile neid võtma ja teha siia pisike süke rada. Eks nüüd näis, vähemalt praegu tundub, et mõte oli neil nagu positiivne, et tükke ei lennanud ja... Tuuleväiksetel ilmadel saab siin päris huvitavat ürituse korraldada. Absoluutselt, et kui nad võtavad tõesti selle rendi mõtte, miks mitte, Eestis sellist asja pole üldse kusagil, nii et kui teil drooni pole, siis saate võib-olla suvel tulla siia ja võtta drooni ja proovida ise, mis tunne on siit rõngast läbi lennata, üldse saab või ei saa. Et selline lugu, aga meil on veel natuke akut järgi, nii et mul on müts peas ka, nii et ma saan natuke veel joosta.